Hariduselt olen ma insener, süüa mulle meeldib teha, söömist ma võtan ennekõike kui teraapiat. Ma tänan neid, kes minu sööke söövad. Ma olen 7 aastat ligikaudu teinud vanema tütre perele süüa, neil on 6 inimest peres, tulevad meie poole. Ma kirjutan alati üles, mis ma teen. Ma panen hinded endale, nemad paneksid liiga hääd hinded ja ma alati tänan neid. Ja kui ma kuskil käin süüa tegemas, siis ma tänan alati neid, kes minu sööke söövad. Tänase esitluse fotod on suurelt jaolt tehtud teile mõeldes. Mulle meeldib punapeet. Need voldikud, mis täna teile seal olid lauale jaotatud, seal on 4 rooga punapeedist. Meie peres tehakse punapeedist erinevaid variante, kindlasti vähemalt 20. Vähe sellest, et mulle meeldib punapeet, ma tunnen, et punapeeti süües minu seedimine töötab paremini. Seal pokaalis, kus on punapeet, sidrun ja valge plombiirijäätis, see on eriti hea suvel, võib ka talvel, seda me ei võta palju, ei tee palju korraga, aga see on väga hea hapuamps. Peedikotletid on asi, või toit, mis kõikidele ei meeldi, aga mul on hea meel tõdeda, et neid peedikotlette on söönud inimesed, kes väidavad, et nemad punapeeti ei taha ja nad on ka juurde küsinud. Kuna see punapeedi teema mulle väga sobib, ma olen hingelähedane ja kõhulähedane, maitselähedane, siis punapeedi kotletiga läksin ma konkursile ja konkurss nõudis, et oleks väga täpne retsept ja selle me tegime koos sõbraga. Punapeedi kotleti juures on üks kõige olulisemaid on see, et peab olema peedi struktuur kohev. Muidu tuleb selline lame ja ära vajunud maitse. See läbilõige sellest kotletist on variant, kus kotletid on paneeritud riisaiaga, pandud pannile, lastud pruuniks ja siis on järelküpsemiseks ahjus umbes 20 minutit 160 kraadi juures. Seest on see kotlet on punane. Tõsi, mulle endale maitsevad, mulle meeldivad mõlemad, aga ma teen ka neid lusikakotlete pannile ja siis ma teen pannil nad valmis ja ei paneeri neid riisaiaga. Osutan või juhin tähelepanu sellele, et minu punapeedi kotletil, kui nii võib öelda, et minu omad on punapeet ja kodune hakkliha on võrdses koguses. See söök, mis on ka voldikul olemas, seal on kirjutatud variant, mis on rainge küljelihaga, pekise lihaga. Mida aeg edasi, seda rohkem olen teinud ilma pekita. See on söök, mis punapeediga toimetades saab 15 minutiga valmis, kui mul käed korras on ja toimetavad hästi. Kui ei toimeta, siis jääb rohkem aega. Võtan punapeedi, hakin, mitte ei haki, lõikan tükkideks, sellised pöilaotsa suurune tükk, panen potti, kus on kuumõli ees, seal on ta 10 minutit, lasen saumikseriga läbi, lisan pipart, soola, mõnikord balsamico äädikat, võib ka midagi muud lisada, aga kindlasti panen sinna sulatatud juustu selga. Retsept on seal olemas ka. Ja ma saan kiiresti selle söögi valmis. Ma tahan rõhutada seda, et see punapeedi söök võiks olla minu jaoks vähemalt selline, et on tunda seda peedi helvest. Et ma tunnen, et ta ei pea olema päris plödi ja sellepärast saab see nii kiiresti valmis ka. Toores punapeet, hakkan toimetada 15 minuti pärast on valmis. Ja seda võib lisada siis kuhu iganes. Me sööme teda hirsipudruga, väga ilus kollane, punane koos. Antud juhul on ta pandud
pihvile peale. Nii palju veel, et punapeediga toimetades see esimese külje peal olev tumedad punapeedi tükid, need on variant sellest, et punapeet on lõigutud ja pandud potti, kus on kuum õli ja on lastud seal potis mõni minut küpseda. Ma ei ole paarkümmend aastat punapeeti keetnud ega aurutanud, eriti keetnud, sest mul on kahju sellest, mis sinna vette jääb ja ma töötan punapeeti nii, et ma kuuma õliga ja siis teen, mis sellest edasi saab. Mulle meeldib punapeet, aga mulle meeldib ka leib kuivatatult ja värskena ja leib kuivab kõige paremini siis, kui on vertikaalsed leivaviilud. Kui nad on suhteliselt ringi rattas pandud, ei võta palju aega, ei võta palju ruumi ja see kuiv leib, kuivatatud leib, mitte kuivanud, aga kuivatatud leib sobib minule ja üllataval kombel sobib see paljudele lastele. Need leivalilled, mis ma teinud olen, need on kõik ära söödud, ei ole kunagi hukka läinud. See, et ma leivalille sain, see on puhtalt minu vedamine ja selle leivalillega läksime Maaülikooli konkursile sõbra Märt Reinveega ja sellele leivalillele sai ka sõnumi juurde lisada, sest leib on nii võimsa taustaga toit maa peal ja Eestimaal ka kindlasti, et seda ületähtsustada on väga keerukas. Need on liitsõnad, mis on võetud ilma otsimata sõnaveebist. Ma usun, et paljudele on see üllatusena, et inglise lady pärineb anglosaksi sõnast, mis tähendab leivataigna sõkkuja. Ja lord tuleneb sõnast leivahoidja, leivaisand. Leiva kohta on väga palju informatsiooni. Need on kuubikud, mis ka lastele lähevad hästi peale. Neid me kasutame niisama söömiseks, aga ka püreesuppidele. Ja nii leivalille kui ka need kuubikud teen ma reeglina värskest leivast. Need kuubikud kuivatan ma, võib öelda ka kergelt praen, hästi vähe panen õli panni peale ja panni peale lasen nad selliseks krõbedaks väikese õliga, et see ei ole ainult mitte kuivatamine, aga natuke praadimine. Ja väga hästi võetakse vastu need. Ja ei saa leivast ikka nii mööda ka minna. Nagu ma ütlesin, et need fotod on tehtud selleks, et ma saaksin teiega jagada. Kindlasti on siin saalis inimesi, kes on osavamad kokad kui mina. Mulle meeldib süüa teha ja mulle meeldib ka neid fotosid teha mälutugedeks. Siin on Värska Tõmmu lõunapagarite toode, jälle kuubikuteks lõigatud, hästi väikese võiga lastud seda leiba kuumas olla, nii et tekib kerge selline kuivanud koorikas peale. Sellele panen vahukoore peale ja kõige peale läheb hapumoos. Antud juhul on siis ostetud poest Metsajõhvika moos. Söövad ära, uskuge mind, söövad. Tatrast on täna palju räägitud. Tatart saab süüa külmalt, kuumalt, keedetult, keetmata, praetult. Suuremas enamuses me tatart sööme ka palju. Peedi kohta nii palju veel tagasi tulles, et meie peres süüakse peeti aastas umbes 2 korda rohkem kui kartulit. Aga tatart
seda me tavaliselt leotame, ma panin kella juurde, et saaksite ka vaadata koos minuga, mis see tatar siis teeb. Kell 9 läks ta sinna vette, nüüd kell tasapisi liigub, on näha, palju ta tunni jooksul iga tunni tagant tegi foto. Ja siis 4,5 tunni jooksul on siis tatar nii palju seda vett endaga sidunud, fermenteerub selle aja jooksul, aga sõnad sõnadeks, ta on hea. Selle tatra ma nõrutan korralikult läbi. Kui ma panen ta külmkappi karbiga, siis tahab see tatar rohkem nõrutamist. Kui ei, siis ei ole vaja nii palju nõrutada. Ja sellega saab teha, kui on võimalus aurutada, saab auruga kuumaks lasta. Panete panni peale, mina kasutan malmpanni, ma teisi panni väga ei kasuta. Reeglina malmpanni. Selle malmpanni peal, kuuma panni peal minut aega ja see tatar on väga hea valmis, ta on hea sõmer. Aga kindlasti selle tatraga ma soovitan, seda ma julgen soovitada, süüa teda kuumtöötlemata. Minul endale meeldib kõige rohkem, kui ma lõikan lõhekala ribad, näiteks lõhekala ribad sinna sisse tatrale. Aga võib ka sibul, marineeritud kurk, õli, majonees, millega tahate süüa. Minule meeldivad rohkem õliga asjad tehtud asjad. Ja tasub kindlasti ka sellele mõelda, et see tatar, ma tunnen, et minu kerele on see kuumtöötlemata tatar hea, aga peale selle, kui seda tatart niimoodi leotada, saate hoida aega kokku, sest see aeg, kui ta liiguneb, ei pea teda jälgima. Ja kui te tahate kuumtöödelda, siis te saate energiat väga palju kokku hoida, sest see saab kiiremini valmis. Ja ta jääb sõmer, mulle meeldivad sõmerad asjad. Pastinaak. Minu viimase aja kõige parem kohtumine ühe söödava juurikaga. Ma ei tea, miks mina ei ole varem seda kasutanud, aga pastinaak on üks väga omapärase hea maitsega. Kui kuumtöödelda, siis lõikan kuubikuteks, seda tooret ma ei söö. Kuubikuteks võib õliga, aga kui kuubikutena süüa, siis on natukene võid kuuma panni peal, minutit 2, rohkem pole vaja, võib ka kiiremini. Ja pastinaak on üks nendest, kus mina kindlasti soola ei taha panna. Tatar, mis ma rääkisin, tatarele ma ka soola ei pane. Sool on kallis asi, tuleb kokku hoida. Aga see pastinaagi maitse on nii hea, et siia soola kuidagi ei raatsi panna. Alumises pausis on pastinaagist püree. Siin foto peal ei ole väga hästi näha, tegelikult natuke on näha ka, et mulle meeldivad sellised mitte päris plödiks lastud asjad, aga ta on selline natuke nagu teraline. Ja sellele peale sobivad need leivakuubikud väga hästi. Meil teevad süüa paljud, nii nagu igal pool ja ma kindlasti ei saa ütelda, et tehakse süüa halvemini, kui mina teen. Väimes on mul väga hea käega kokk ja siis temal on selline pann, ja teist paljudel on sellised pannid, kus ta suvel toimetab. Ja see panni labidas on siis väimeele tehtud. Paar tükki tegin veel. Ja ka see on teraapia, sest puuga toimetamine on üks suurepärane võimalus midagi teha. Miks ma rõhutan seda teraapiat sõna? Mul on neid tunde ja päevi, kus minul on pöörded oluliselt väiksemad, kui mina soovin. Neid tuleb aeg-ajalt ikka tasapisi juurde. Ja kui mul on kolmapäevane söögi tegemise päev, siis ma olen nagu vana hobune, olen rivis ikkagi ja ma võtan seda kui teraapiat. Ma
tajun seda, et see mõjub mulle hästi. Ja see pannilabida tegemine, see on üks luuviljaline puust, ei saa ka mitte niisama mööda minna. Võtate selle luuviljalise puu ja on aega ja toimetajad ja kui te lihvite ja siis see luuviljaline, just nimelt luuviljaline puu hakkab selliselt nagu lillakalt sillerdama ja seda on mõnus käes hoida ja ta oli käendu kasvanud ja mina ei hakanud talle vastu ka vaidlema. Mina lasin tal käendus olla ja mulle meeldib see. Päimees teeb süüa, teeb pannkooke. Igal pühapäeval kell 9 on pannkoogid ja see on meil traditsioon. Me lähen siis Väime juurde, sööme pannkooke. Ja paar nädalat tagasi, kui Väimes oli komandeeringus või lähetusel, leppisime kokku, et pannkoogid jäävad ära. Hommikul kell 9 tütar ütleb, et Liidia, kes on 4-aastane, et teeb pannkooke. Matis tahab pannkooke saada. Teate, kui hea tunne see on? No jah, mul on ikka kõvasti vedanud. Kaaraelbed. Kõik see, mis ma räägin, need on nii lihtsad söögid ja see kaaraelbe asi, see on jälle üks toit, kuhu ma kibetki soole ei pane. See on jämedad kaaraelbed. Kui võimalus on, siis ma eeltöödeldud asju ei taha väga. Neid kiirasju ma ei olegi ostnud vist. Kus on rasv ära võetud, ma ka väga ei taha. Ma tahaks seda ehedat. Ma panen poti põhja natukene vett, panen tilgaõli sinna sisse, ootan nii kaua, ma ei juba seal juures olema, ootan, kuni vesi hakkab häält tegema, panen kaaraelbed sinna sisse, liigutan potti, panen poti tagasi, voolu lükkan välja, 10 minuti pärast on valmis, ma ei pea seal juures passima ega mitte midagi ja mulle meeldib. Õli, törtsukene, mõnikord teen võiga kellelegi vaja, aga mulle meeldib õli. Kindlasti mitte soola. Magusa armastajana vahest panen sinna mett juurde. Ja mulle meeldivad sellised sõmerjad ja asjad. Salatitest, salateid on muidugi palju, aga võib-olla see on üks selliseid, mis on nii kindla peale minek, et alati läheb. Kapsas, see on hea, kui värske kapsas. Millegipärast just mulle meelde jäänud, et need värsked kapsad on kas siis Eesti või Makedoonia päritolu. Siin on ta suhteliselt hele, nad on rohelised kapsad reeglina. Saab ka teise kapsaga, aga sellega saab parema. Lõikan ribadeks ja vajutan selle pudurnuiaga läbi, nii et ma näen, et kes on hapukapsast teinud, siis hapukapsa tegemise ajal tuleb mingi ajal hakkab vesi liikuma, vaba vesi. Kapsa lees hakkab nagu läikima. Ma tahan siis sellepärast, et see on sellise hõrguma maitsega. Sinna juurde läheb marineeritud kurk, värske kurk ja õli. Ja kindlasti mitte mingisugust maitseainet juurde, sest kõik see hool, mis on paslik sellele salatile, see on selles kurgis olemas. Aga kapsa kindlasti vajutan läbi. Küpsetame ka. Ükskord tekkis meil soov, et tahtsime saada sellist saia, millel on terve muna sees. Võtsime pärmitaigna, panime need kaussidesse, mul on need kausid, millega saab hästi tassi kooke teha. Vooderdasime seespoolt taignaga ära, panime sinna muna sisse. Kuna muna ei taha väga lihtsalt kuuma käes olla, ta läheb kalgiks natukene peal, siis püreestasime suitsuvorsti peale, et see muna jääks selline hõrgum. Tõmbasime need taignaservad kokku ja läks ahju. Minu arust on päris ilus.
ja lastele meeldis, kui pooleks lõikasid, siis see muna oli igavesti uhke seal sees, see munakollane rebu. Sibulasai. Jälle söövad kõik ära ja eriti tore on selle peale mõelda, et olen kohanud mitte ühte inimest, kes ütlevad, et nemad sibulat ei söö. Seda saia nad on söönud. Saia ma väga palju ei taha panna. Sinna läheb muna, sibul, natuke pipart, soola ja kõik. Kui on võimalus, siis panen tillisoola. See sibulasai ja muud mõned asjad veel olen ma pannud YouTube'i üles, kuna sõpradel on tekkinud küsimusi. Matis.luik YouTube'ist on need asjad olemas, kui kellelgi peaks tahtmist või aega olema. Sibulasai on seal ka üleval. No, vaatame, kas ta tuleb edasi. Ja lihaseeme ka. Ja see on selline liha, mis on minu arust vähe seda, et konkursil minna, sellega ma käisin ka konkursil. Selle liha ja peedikotletiga saime me Eesti esimesel lihahäkatonil finaali. See on maitsestatud välisfilee. Seal on soola 0,6 grammi kilogrammi, 100 grammi kohta. Soola väga palju ei ole ja mina soola juurde ei pane. Lõikan õhukesed viilud. Peksan selle läbi, mina nimetan teda peksulihaks. Või no meie nimetame, paneerin rukki täistvera jahuga. Peale peksmist ma lasen tal natuke taheneda, peale rukkijahuga paneerimist lasen taheneda, siis läheb läbi muna ja läheb riisai selga ja jälle lasen natuke taheneda. Ja kas kohe või ma võtan selle kaasa, mis ma kodus olen teinud ja ma olen teinud ka niimoodi, et ma olen hoidnud seda 2 päeva. Mitte sellepärast, et plaan oli, aga trehvasin 2 päeva hoidsin külmkapis. Võtan selle liha ja kokku minut aega, ühelt poolt pool minutit, teiselt poolt pool minutit ja see liha on valmis. Kui on seltskond koos, jälle üks asi, mida ei ole kunagi söömata jäetud, saab külmalt süüa, saab kuumalt süüa. Kui läbi lõigata, siis on näha, et seda liha seal on mitte nii väga palju võrreldes selle riisaia jahuga, millega seoses saab seda ka käsitleda kuuma suupistena. Häkatonil käies peatehnoloog ütles, et see on näputoit ja mulle väga meeldib see nimi, näputoit, nimelt just söömegi ta näpuga, kui me teeme suvel väljas. Seda saab teha kas sellise väikese pliidiga. Minut aega, suure pliidiga saab kiiremini, aga siis peab olema hästi käbedalt toimetama. Kuna ma nüüd olin sellises esineja vaates, et ma arvestasin, et ma kella näen, ega ma nüüd ei tea, palju kell on. Ja seda ma ei vaata, mis kell ma rääkima hakkasin, ma panin tähele, et on. Aga kui on küsimusi, siis ma hea meelega vastan. Kui te kirjutate mulle, vastan ma kirjadele. Ma veel kord tänan teid, kes te mind kuulasite täna. Ja enne ma siit puldist ära ei lähe, kui ma ikka ühte asja soovitan. Kui kellelgi vähegi punapeed sobib, see punapeed kuuma õli sisse, saumikseriga läbi, sulatud juust peale, seda saab külmalt, seda saab soojalt. See on 15 minutit on punapeed valmis. Ja ma olen piisavalt palju kogenud, et see, kes seda maitseb, nad ütlevad, et nad ei olnud arvestanud, et see võib nii mõnus olla.